Putini niinimetatud erisõjaline operatsioon Ukrainas on olnud barbaarne, jõhker ja surmav. Mõistagi Ukrainale, aga ka Venemaa rahvale. Ei suudeta loobuda nõukogude ajastu taktikast, kus sõdurid on vähe enamad kui kahuriliha, mida ohverdada suurema hüvangu nimel. Venemaa on ära kulutanud 1,44 miljonit sõdurit ja see arv aina kasvab. Ja tõenäoliselt ületab see arv 2026. Aasta lõpuks juba 1,5 miljoni piiri. Putinis sõda on Venemaale ränka hinda maksnud. Nüüd plaanib Putin midagi, mis laastab kogu riigi. Plaanitakse nii sünget ohverdust, et isegi Stalin pööraks pilgu kõrvale. 500 000 venelast on just saanud hoiatuse, kuna Putin valmistub tegema Ukraina sõjas seni kõige õudsemat sammu. 27. juulil andis Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatuse, et Venemaa valmistub sundmobiliseerima kuni 500 000 sõdurit. Kõik selleks, et Putin saaks jätkata sõda, mis pole suutnud täita ühtegi eesmärki, mille ta 2022 aastal seadis. See on mobilisatsioon ulatuses, mida selles konfliktis pole veel nähtud, kuna Putin valmistub oma rahvale ütlema, et nad peavad ohverdama veelgi rohkem, kui nad seni on teinud, et tema allutatud Ukraina visioon teoks saaks. Putin ei ole valmis sõda lõpetama, hoiatab Zelenski, ning ta on astunud samme, et võimalikult salaja mobilisatsiooni läbi viia, et vältida omaenda rahva viha. Ta teeb seda oktoobri alguses, kui me ei tekita talle probleeme logistika, relvade, bensiini, diisli osas. Ja kui meie partnerid ei kehtesta tema agressiooni eest täielikke sanktsioone, teatas Zelenski. See kuu on oluline. Putin valib selle kindlal põhjusel. 18. kuni 20. septembrini peab Venemaa oma esimesed riigiduuma valimised pärast seda, kui Putin alustas oma sissetungi. Uus Euraasia strateegiakeskus ütleb, et 450 saadikut valitakse nii parteinimekirjade kui ka ühemandaadiliste ringkondade kaudu. Venemaa kasutab neid valimisi ka võimalusena näidata oma väidetavat kontrolli Ukraina okupeeritud territooriumide üle. Hääletamine toimub 11 ühemandaadilises ringkonnas, mille Venemaa on okupeeritud aladel loonud. Jultunud katses sundida Ukraina inimesi osalema Venemaa parlamendi protsessis. Kuigi nende valimiste eesmärk on näidata jõudu, kujutavad need endast ka riski Putinile. Kuigi ta on alati tehniliselt olnud sõltumatu, Putinil on juba pikka aega olnud tihedad sidemed Ühtse Venemaa parteiga, mis on Venemaa valitsev erakond. Nendel eelseisvatel valimistel kampaaniat teeb see partei koos Putiniga avalikult esimest korda peaaegu 2 aastakümne jooksul, teatab Financial Times. Putin näitab selgelt, kelle poole ta kuulub, ja ta soovib Ühtsele Venemaale septembris parimat võimalikku tulemust. Valijate mobiliseerimine enne neid valimisi võiks Putini jaoks põhjustada poliitilise katastroofi. Seega ootab ta oktoobrini. Ja kui tal ja Ühtsel Venemaal on see, mida nad tahavad, sunnib ta veelgi rohkem vastumeelseid venelasi droonidest kubisevale rindele Ukrainas. Putin on juba mõnda aega mobilisatsiooniks valmistunud. Juba 2026 aasta veebruaris teatas United 24 meedia, et 2025 aasta lõpus vastu võetud seadusandlus on andnud Venemaa kaitseministeeriumile võimaluse kasutada 2 miljoni mehe suurust reservarmeed. Väljaande sõnul on värbamiskeskustes reservväelastele pandud kohustus. Selle uue seaduse võtmeküsimus on see, et see muudab viisi, kuidas Venemaa kasutab reservväelasi. Kreml väidab, et alates Ukrainasse tungimise algusest on reservväelasi kasutatud ainult Venemaa sees olulise taristu kaitsmiseks. Kui tõsi see tegelikult on raske kindlaks teha, aga nüüd pole sellel enam tähtsust. 2025 aasta seadus avab ukse, et neid reservväelasi võib saata Ukrainasse, kui Putin otsustab, et see on vajalik. Mobilisatsiooni alus on loodud. Liigume tänasesse päeva ja Zelenski väiteid peatsest mobilisatsioonist toetavad ka teised sammud, mida astutakse. 27. juulil teatas Militarni, et Putin andis Venemaa kaitseministeeriumile juurdepääsu Venemaa tsiviilregistri andmetele sõjaväearvestuse eesmärgil. Jällegi üritab Kreml varjata, mida ta siin teeb. Väidetakse, et see samm on tehtud selleks, et lihtsustada sõjaväelastele ja nende peredele toetuse osutamise protsessi. Venemaa tsiviilseisundi seaduse artiklit 13 on muudetud, mis võimaldab kaitseministeeriumil saada teavet tsiviilregistrist. Et kiiresti tagada ettenähtud sotsiaalsed garantiid ja hüvitised sõjaväelastele, veteranidele ja nende pereliikmetele, ütleb Militarni. Kuid selle taga peitub üks konks. Andmeid, millele ministeerium nüüd ligi pääseb, kasutatakse ka sõjaväearvestuse eesmärkidel.
Teisisõnu on Kreml andnud Kaitseministeeriumile ja ka Venemaa rahvuskaardile juurdepääsu tsiviilandmebaasile, mis sisuliselt võimaldab mõlemal reservväelasi üles leida enne sunniviisilist väktevõttu. On veel märke, et Venemaal on tulemas uus mobilisatsioonilaine. Enne selle seadusemuudatuse jõustumist hakkasid Venemaa piirkondlikud võimud korraldama koolitusi, et valmistuda massiliseks mobilisatsiooniks. Esimene neist koolitustest salvestati Volgogradis, kuigi osalesid ka esindajad Rostovist, Kalmõkiast, Astrachanist ning okupeeritud Krimmi, Luhanski ja Donetski piirkondadest. Nii et kui otsime vihjeid selle kohta, kust Venemaa tõenäoliselt hakkab sõdureid mobiliseerima, tasuks tõenäoliselt alustada just neist 7 piirkonnast. Samuti teatas UA.news 27. juulil, et Venemaa rahvuskaart on teinud huvitava muudatuse oma tsiviilkaitse eeskirjades. Need muudatused puudutavad Venemaa kaitset ohtude eest mobilisatsiooni, sõjaseisukorra ja sõja ajal. Teisisõnu, Venemaa rahvuskaart tagab, et tal oleksid olemas õiguslikud struktuurid protestide ja teiste niinimetatud ohtude mahasurumiseks, mis võivad tekkida juhul, kui Putin otsustab sõdureid mobiliseerida. Tõendid kuhjuvad. Putin ei ole valmis seda välja kuulutama enne Riigiduuma valimisi, kuid ta valmistub selgelt mobilisatsiooniks, mille kohta ta lubas, et see kunagi ei juhtu. Tegelikult lubab Kreml seda endiselt. Vastuseks Zelenski väidetele on Venemaa Riigiduuma esindajad eitanud igasugust mobilisatsiooni ettevalmistamist. Nende seas on Riigiduuma kaitsekomisjoni juht Andrei Kartapolov, kes ütles: "Ma kuulsin, et Zelenski ütles selle kohta midagi, aga ma saan seda seletada ainult sellega, et ta ilmselt nädalavahetusel liialdas, mistõttu tema kujutlusvõime hakkas metsikult tööle." Kartapolov jätkas, väites, et Venemaa peamine viis sõjaväelaste täiendamiseks on ja jääb vabatahtlike värbamine, kes sõlmivad lepingud Vene sõjaväega. Sellest rääkides, härra Kartapolov, juba see, et Venemaa toetub vabatahtlike värbamisele, annab meile veel ühe märgi, et Zelenski on õigus ja mobilisatsioonilaine on tulemas. Vabatahtlike värbamine ei ole Venemaal 2026 aastal eriti hästi läinud. 4. mail teatas Pravda, et Venemaa oli juba 5. järjestikust kuud Ukrainas kaotanud rohkem sõdureid, kui suutis uusi värvata, et kaotusi korvata. Ajavahemikus detsember 2025 kuni 26 aprill suutis Venemaa värvata 148 400 inimest, kuid oli kaotanud 156 735, mis jättis puudujäägiks veidi üle 8000 inimese. The Kiev Independent pakub erinevaid andmeid, tuginedes Volodõmõr Zelenski 25 juuli õhtusele pöördumisele, mis hõlmab kogu senist 2026 aastat. Ukraina president ütleb, et Venemaa on sel aastal kandnud 225 500 kaotust ja värvanud 221 000 inimest. Nii et puudujääk on väiksem, kuid see on siiski olemas, mis näitab meile, et Vladimir Putini värbajad on sunnitud korduvalt ammutama kaevust, mis hakkab tühjaks saama. Venemaa ei seisa veel silmitsi täieliku värbamiskriisiga, aga kui igakuised surmade arvud jätkavad tõusu, kusjuures juuni püstitas Ukrainas 2026 aastal rekordi 39 490 Vene kaotusega ainult selle kuu jooksul. Juba olemasolev probleem süveneb. Venemaal hakkab nappima inimesi, kes on valmis vastu võtma suuri väljamakseid selle eest, et surra Ukrainas, mis muudab Putini meeleheitlikuks. Nii meeleheitel, et ta on juba kogu mobilisatsiooni ettevalmistuse ära teinud. See, mis järgneb, on peaaegu vältimatu. Teades, et Venemaa kaotused muutuvad üha talumatumaks, püüab Putin ammendada kõik talle kättesaadavad võimalused kuni oktoobrini. United 24 meedia teatab, et Venemaa püüab nüüd tuua riiki 30 000 Põhja-Korea sõdurit ja uusi raketiheiteid sellest samast riigist. Jällegi pärineb see Zelenskilt, kes väidab, et Venemaa on isegi Voroneži piirkonnas ette valmistanud rajatised saabuvate Põhja-Korea sõdurite majutamiseks. See on oht mitte ainult Ukrainale. Venemaa aitab Põhja-Koreal õppida sõjapidamist, täiustada oma relvi ja saada tõelist lahingukogemust. Kõik see on oht kõigile Aasias, kes jäävad Põhja-Korea rakettide ulatusse, ütles Zelenski. See võib küll olla oht, kuid see on ka märk sellest, et Venemaal hakkab tagalas omaenda sõduritest puudus tulema. Sellistes rollides on teeninud reservväelased. Võib-olla on ilmunud veel üks märk sellest, et need reservväelased saadetakse rindele. Ajaleht Kyiv Post lisab, et Venemaa on laiendanud värbamist ka vanglatest uue seaduseelnõuga, mis suurendab potentsiaalsete sõjaväkke kutsutavate inimeste hulka. Venemaa on nüüd nii meeleheitel, et on valmis lisama organiseeritud kuritegevusega ja riigisaladuste väärkasutamisega seotud süüdimõistetuid nende mõrvarite, vägistajate ja narkomaanide hulka, keda ta on oma vanglatest Ukrainasse saatnud. Inimesi, kes on riigisaladusi väärkasutanud, tundub tõesti tark saata rindele. Kindlasti pole mingit võimalust, et Ukraina võiks need inimesed enda poole pöörata ja Venemaa vastu kasutada. Sellest ei piisa mitte millegi jaoks. 30 000 Põhja-Korea sõdurit moodustab umbes 1 kuu kaotused Venemaa jaoks. Vanglatest värbamine on juba kasutusel olev taktika ja mõne uue kurjategija tüübi lisamine nimekirja ei mõjuta Venemaa numbreid nii palju, kui Putin vajab.
ja vabatahtlike värbamise probleem tähendab, et Venemaa on olnud miinuses kogu 2026 aasta ja ka 2025 aasta viimastel kuudel. Mobilisatsioon peab toimuma varem või hiljem. Putin valmistub tegema midagi laastavat omaenda rahva suhtes. Aga kui laastav see saab olema? Ja kas see sunnitud ohverdus on piisav, et Venemaa jõuaks eesmärgini ja vähemalt võimaldaks Donetski vallutamise? Enne kui neile küsimustele vastame, tuletame meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui sa pole veel tellinud ega teavitusi sisse lülitanud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada nuppudele ja seejärel videole tagasi tulla. Venemaa ees ootav mobilisatsioon avaldab 2 peamist mõju. See muudab olukorda rindel ja põhjustab Venemaal suuri probleeme. Alustades rindest, siis Ukrainal ei ole mingeid illusioone. 500 000 sõduri lisandumine on halb uudis. Ukraina kogu strateegia selles sõjaetapis on sundida Venemaa vägesid ja varustust nii palju kaotama, et Putin oleks sunnitud rahuläbirääkimisi alustama, kuna kaotused on muutunud liiga rängaks. Seda näeme kõiges, mida Ukraina teeb. Ulatuslikud tapatsoonid põhjustavad tohutul hulvel kaotusi. Löögid Venemaa sees kahjustavad Putini majandust ja tema sõjamasinad seestpoolt. Ja keskmaa droonidega rikub Ukraina Vene logistikat ja loob võimalusi vasturünnakuteks. Kui Venemaa toob Ukrainasse 500 000 sõdurit, siis see strateegia ei kao kuhugi. Siiski muutub selle elluviimine palju raskemaks, sest Venemaa suudab täita rindel tekkinud lüngad, tugevdada kaitset ja visata Ukraina kindlustuste vastu veelgi rohkem elavjõudu. Kui see töötab nii, nagu Putin loodab, võib see kiirendada Donetski kindlusvöö linnade vallutamist. Siiski on Venemaal probleem ja selle probleemi selgitab Zelenski. 4-kordne suurendamine. 500 000 sõduri sundvärbamine kõlab Putinile paberil suurepäraselt, kuid tekiksid suured operatiivsed probleemid, millest paljud on seotud infrastruktuuriga, mida Venemaal on vaja nende ajateenijate tõhusaks kasutamiseks. Ta ei suuda neid inimesi kiiresti ette valmistada, ütleb Zelenski. Ja lisab, see tähendab taas, et ta saadab lahinguväljale halvasti ettevalmistatud inimesi, mis omakorda tähendab suuri kaotusi. Putin sunnib komandöre saatma rindele halvasti väljaõpetatud ja ettevalmistamata sõdureid. Kuigi paljud neist, keda Putin mobiliseeris, on reservväelased, on enamik neist saanud vaid põhiväljaõppe ega oma aimugi droonidest kubisevast põrgust, mis neid Ukraina sees ootab. Neile öeldakse lihtsalt, et pakkige asjad, tehke paar päeva väljaõpet ja siis lähetegi rindele. Ja kui sa arvad, et me liialdame siin, siis mõtle uuesti. Venemaa väljaõppe kohutav tase on juba ammu teada. 2025 aasta mais teatas Sõjauuringute Instituut, et Venemaa oli hakanud toetuma lihtsale ja rumalale taktikale, saates vaevu väljaõpetatud värvatuid rünnakutele. Idee on lihtne. Need värvatud ei suuda rünnakul suurt midagi teha, kuid nad suudavad kuule enda peale võtta ja sundida Ukrainat oma droone kulutama. Surres aitavad nad väiksel määral Venemaal kindlustusi murda läbi oma enda verise kurnamissõja. Debris tõi endaga kaasa United 24 meedia raporti, mis paljastas, et mõned Vene sõdurid saavad enne rindele saatmist vaid 5 päeva väljaõpet. Venemaa pakub sisuliselt vaid kiirkursust, kuidas juba eos kaotuste hulka sattuda. Kui kuni 500 000 sõdurit tuleb ootamatult sõjaks ette valmistada, ei suuda riigi niigi pingelised väljaõppekeskused sellega toime tulla. Mobiliseeritud võivad õnnelikud olla, kui saavadki need mõned päevad väljaõpet, mida praegu uutele värvatutele antakse. Putinile ei lähe see muidugi korda. Tema jaoks pole mobiliseeritud peaaegu et inimesedki. Nad on lihtsalt kahuriliha, keda ta saab kasutada Ukraina kaitse murdmiseks inimlihana. Surmad ja vigastused ei lähe Putinile korda, ega ka ohvrid, mida sõdurid ja nende pered kodumaal toovad. Ainus, mis Putinile korda läheb, on see, et ta saab kasutada Venemaa rahvast, et kinnistada oma pärandit ühena riigi suurtest sõjaaegsetest juhtidest. Aga Putin peaks hoolima ohverduse mõjust, mida ta nõuab. Kuigi mobilisatsioon mõjutab tugevalt rindet, võib selle mõju Venemaale endale olla piisav, et lõpetada Putini valitsemisaeg. Viime teid tagasi 2022. aasta septembrisse. Pärast seda, kui sõjaline erioperatsioon ei suutnud Ukrainat kukutada nii kiiresti, nagu Putin väitis, Venemaal oli probleem. Ukraina võitles kõvasti vastu, siis see tungile saadetud sõduritest ei piisanud, mis tähendas, et Vene sõjavägi vajas uusi vägesid. Osaline mobilisatsioon oli lahendus, millele Putin jõudis. Teatati, et Venemaa kutsus selle osalise mobilisatsiooni käigus välja 300 000 reservväelast. Ja paljud probleemid, mida Zelenski teise laine puhul ette nägi, saidki teoks. Kõigi nende tuvastamine, väljaõpetamine ja hindamine, kes pidid Ukrainasse sisenema, võttis igavikku, sest protsessi pidurdasid bürokraatlikud takistused, mida Venemaa on hiljem püüdnud oma uute seadustega kärpida. Siiski oli Putini jaoks palju muret tekitavam venelaste reaktsioon. See mobilisatsiooni esimene laine toimus ajal, mil toetus Ukraina sissetungile ja Putinile oli veel üsna kõrge. Ja isegi siis, 2022. aasta september, tõi kaasa protestid üle kogu Venemaa ning ajakirja Newsweek andmetel põgenesid 10 000 venelased oma riigist, et vältida sõjaväeteenistust. Nüüd oleme siin, peaaegu 4 aastat hiljem, ja Putin näib plaanivat teha sama asja uuesti, ainult veelgi suuremas ulatuses. Ainult, et ta teeb neid plaane ajal,
mil Venemaal väheneb sõjasoov koos tema enda populaarsusega. Putini rahvas on praegu Ukraina sõjaolukorra pärast pettunud ja me näeme nende pettumust küsitlustes. 1. juuli raportis TVP World teatas, et Ukraine's Institute of Conflictology and Analysis of Russia korraldatud uuring näitas, et 81% venelastest soovib Ukraina sõja kohest lõpetamist. Sama uuring näitas ka, et 1600 küsitletust 73% on teise mobilisatsioonilaine vastu. Putini toetusreitingud on samuti languses. 20. juulil teatas United24 Media Venemaa avaliku arvamuse uuringute keskuse viimastest küsitlustulemustest. See keskus, mis on Kremliga seotud ja teeb kõik, et Putini numbreid ilustada, leidis, et vaid 65,1% venelastest kiidab Putini tegevuse heaks. See on 2026 aasta madalaim tase ja näitab, et venelased on sõjast räsimas. Kuigi 65,1% võib tunduda kõrge, tuleb meeles pidada, et see number pärineb küsitlusorganisatsioonilt, mida sisuliselt kontrollib Kreml ja paljud Venemaal kõhklevad oma rahulolematust avaldamast, kartes, et neid võib külastada Venemaa salapolitsei. Iga teise maailma liidri jaoks oleks 65,1% toetus väga hea. Putini jaoks, kes on diktaator ja juhib politseiriiki, on see tohutu märk sellest, et ta on muutunud ebapopulaarseks. Just sellesse püssirohutunni plaanib Putin visata süüdatud tiku uue mobilisatsioonivooruga. Venemaa majandus on juba kokku varisemas. Uuna riigieelarve puudujääk on jõudnud peaaegu 77 miljardi dollarini, sundides Kremlit taotlema laene keskpangalt, et katta Putini hullumeelse sõjakulutusi. Töötajate puudus riigis on jõudnud ajaloolisele tasemele, teatas United24 Media 5. juunil, mis muudab välisinvesteeringute ligimeelitamise keeruliseks, kuna puudub garantii, et Venemaa suudab pakkuda ettevõtetele vajalikke töötajaid. Ja nüüd tahab Putin lihtsalt kuni 500 000 inimest Venemaalt välja tõmmata, et saata nad Ukrainasse. See oleks Venemaa jaoks liiga suur ohverdus. Ja see samm on määratud Putini enda vastu pöörduma. On põhjus, miks rahvuskaardi seadusi ümber kirjutatakse ja korraldatakse väljaõppeid, et tagada Venemaa regioonide valmisolek mobilisatsiooniks. Sellel pole midagi pistmist mobilisatsiooniprotsessiga endaga. Putin ja tema kaasosalised teavad, et mobilisatsioon toob endaga kaasa protestilained, Vene reservväelaste lahkumise ning rahulolematuse uue taseme, mis ületab kaugelt seda, mida nähti septembris. Venemaa rahvas on juba väsinud Putini sõjast. Nad on väsinud pereliikmete surmast ja kahjustatud majanduse talumisest, halvatud kütusevarustusliinidest ja pidevatest Ukraina droonirünnakutest, mille eest Putin näib neid kaitsta võimetu olevat. Mobilisatsioon oleks Putinile poliitiline enesetapp ja selle tegemine alles pärast Riigiduuma valimisi ei muuda seda fakti. Aga võib-olla mõtleb Putin, et kui juba, siis juba. Lõppude lõpuks on numbrid juba niigi karmid. Venemaa hukkunute arv on tohutu. Kaotused aina kuhjuvad ja riigil on juba niivõrd tõsine demograafiline kriis, et riik varastab probleemi varjamiseks Ukraina lapsi. Putini kinnisidee Ukrainaga halvab Venemaad juba enne mobilisatsiooni ja kuidas see juhtub, saad teada meie videot vaadates. Ja kui see video oli sinu jaoks huvitav, siis telli kanal ja lülita teavitused sisse, et sa ei jääks ilma ühestki järgmisest sõjasaate videost. Ja aitäh vaatamast!